Terve politsei valitsus kubises meestest, kes olid sinna toodud sellepärast, et härra Hertsog Sarajevos maha notiti. Ühel olid juuksedel praegugi hirmu pärast püsti ja habe sagris, nii et ta pea meenutas karjakrantsi. See mees polnud restoranis, kus ta kinni võeti, ei musta ega valget lausunud, ega isegi ajalehtedest midagi Ferdinandi tapmise kohta lugenud. Ta oli istunud oma ette lauas, kui tema juurde astunud keegi härra, võtnud vastasistet ja küsinud järsult: olete juba lugenud? Ei ole. Olete kuulnud? Ei ole. Aga teate, milles asi seisab? Ei tea ega tahagi teada. Aga see peaks teid siiski huvitama. Ei tea, mis mind peaks huvitama. Mina suitsetan oma sigarit, joon oma paar potti õlut, söön õhtust, kuid lehte ma ei loe. Lehed valetavad. Miks ma peaksin oma närve rikkuma? Teid ei huvita siis isegi see mõrtsuka töö Sarajevos. Mind ei huvita üle pea ükski mõrtsuka töö, olgu see Prahas, Viinis, Sarajevos või Londonis. Selleks on olemas kroonu, kohtud ja politsei. Kui keegi mõnikord kuskil maha lüüakse, siis on see talle paras. Ärgu olgu molkuse nii ettevaatamatult laseb ennast maha tappa. Need jäidki tema viimasteks sõnadeks selle jutu ajamise käigus. Ja sellest ajast peale kordas ta iga 5 minuti tagant valju häälega: ma olen süütu! Ma olen süütu! Ka Jeesus Kristus oli süütu, tähendas Šveik, aga ometi löödi ta risti. Süütust inimeses pole ealeski hoolitud. Maul halten und weiter dienen, lõuad pidada ja edasi teenida, nagu öeldi meil sõjaväes. Mis võib veel paremat ja kaunimat olla? Ja Šveik kirjutas alla Bretšnederi tunnistusele ning järgmisele juurdekirjutusele: kõik ülal mainitud süüdistused minu vastu tunnistan õigeks. Joosef Šveik. Kangi tagasi tulles andis ta kambri kaaslastele selge vastuse: just praegu tunnistasin üles, et mina vist olingi see mees, kes tappis Hertsog Ferdinandi. Selle peale viidi Šveik kohtuarstide ette. Šveik jättis kohtuarstide komisjonile jalust rabava mulje, kui ta astus tuppa, kus pidi kontrollitama tema vaimset seisukorda. Ja seina all Austria keisri pilti märgates valjusti hüüdis: mu härrad, elagu keiser Franz Josef I. Asi oli täiesti selge. Jäi esitada vaid mõned kõige tähtsamad küsimused. Kas raadium on raskem kui tina? Vabandage, ma pole neid kaalunud, vastas Šveik oma armastusväärse naeratusega. Kas te usute maailma lõppu? Enne peaksime seda lõppu nägema, vastas Šveik ükskõikselt. Igal juhul ei saabuda veel homme. Kas te võiksite välja arvutada maakera läbimõõdu? Vabandust, ei võiks, kostis Šveik. Kuid ka mina tahaksin teile, mu härrad, ühe mõistatuse anda. 4-kordne maja. Majal on iga korra peal 8 akent. Katusel 2 pööninguakent ja 2 korstnat. Igal korral on 2 üürnikku. Nüüd ütelge mulle, härrad, mis aastal suri kojamehe vanaema? Kohtuarstid vahetasid palju tähendavaid pilke, kuid siiski esitas üks neist veel säärase küsimuse. Kas teate kõige sügavamat kohta Vaikses ookeanis? Vabandust, seda küll ei tea, kõlas vastus, kuid ma arvan, et seal on kindlasti sügavam kui Vltavas Visegradi kalju all. Komisjoni esimees küsis lühidalt, kas aitab? Kuid üks liikmeist palus siiski luba esitada veel järgmise küsimuse. Kui palju on 12 897 korda 13 863? 729, vastas Šveik silma pilgutamata. No ma arvan, sellest piisab, tähendas komisjoni esimees. Võite kaebealuse oma kambrisse tagasi viia. Otsuses, mis saadeti kohtu-uurijale, öeldi muu hulgas: alla kirjutanud kohtuarstid toetuvad Joosef Šveiki täielikule vaimsele nürimeelsusele ja kaasasündinud kretinismile, mis väljendub sõnades nagu elagu keiser Franz Josef I, mis on küllaldane, et valgustada Joosef Šveiki kui ilmse idioodi vaimset seisukorda.
Samal ajal, kui koostati seda otsust, pajatas Šveik oma kongikaaslastele. Ferdinandi peale nad vilistasid ja rääkisid minuga hoopis hullemaid lollusi. Lõpuks ütlesime üksteisele, et sellest jutust aitab ja läksime lahku. Ma ei usu kedagi, häälitses kongis üks väikese kasvuline kössis mehike. See kõik on üks valskuse tegemine. Ka valskust on vaja teha, ütles Šveik ja heitis õlekotile. Kui kõik inimesed mõtleksid teistest ainult õiglaselt, notiksid nad üksteist vastastikku võimalikult kiiresti maha. Šveik käis ka hullumajas, kuid sealt visati ta välja ja otse Garnisoni vangimajja. Kui sa juba siia meie juurde sattusid, siis peab sul midagi hinge peal olema, ütles vanglaülem, ja et oma pilgule suuremat kaalu anda, torkas ta oma soonilise ning tugeva rusika Šveikile nina alla ja ütles nuusuta, närukael. Šveik nuusutas ja tähendas, sihukese rusikaga ei tahaks küll vastu nina saada, see lõhnab surnuaia järele. See rahulik ja arukas jutt meeldis vangimaja ülemale. Kuhu me ta paneme? Küsis Garnisoni vangimaja veltveebel Reepa, hüüdnimega Timukas. Paneme 16. otsustas vangimaja ülem. Püksteta meeste hulka, kas te ei näe, et toimikule on kirjutatud valjult valvata, silmas pidada?